tervitused taas kord. Te vaatate saadet Mehed, naised ja maailm ja mina olen Mailis Laanemäe. Ja kus ma olen? Oma tavapärasel ringkäigul jää peal kõnnin ja joon teed. Ja kus? Koobaste juures. Näete sellised koopad, näitan siinpool ka. Kohe selja tagant vaat sellised koopad. Seal taamal on ka. Ja tänane saade, vaatame, kas ma pean siin jää peal vastu või see kukub läbi. Nii, ma pean siin kaamerat hoidma. Millest täna teile rääkida? Olen vaadanud siin mõnda aega nüüd seda maailma niipidi ja naapidi ja sain aru, et energiaid just sellised, et kust, mismoodi keegi, millises energiaühenduses parasjagu on. Laia lund sajab. Ja kas keegi on nagu enda ühenduses või on kellegi teise ühenduses, ehk siis me peame olema mingisuguses ühenduses, et me saaksime üldse olemas olla. Ma vahepeal pean lonksu võtma, et mu hääl ära ei kaoks vahepeal. Mis ühenduses sina oled? Sa tulid tegelikult siia maailma üsna enda ühenduses kunagi, kui sa olid veel nii-öelda illikuku ja väiksekene. No ja siis sa tulid millegi jaoks, võtsid selle kehastuse ette ja kehastus võetakse ju ette ikkagi mingisuguse kogemuslikkuse pärast. Võetakse see teekond, see müstiline teekond maa peale ja kehasse ja see on nagu, tullakse justkui nagu matkama või maa peale retriidile, kuidas olla vormis. Sest et kui me ei ole parasjagu kehas, me oleme eludevahelises elus, seal ei ole meil vorme, seal me oleme informatsioon, me oleme laineosakesed seal. Ja seal me oleme tõesti nagu kõiksusega ühenduses, kõik on ühiselt mõistetav ja kõik on nagu kena ja ilus justkui, kuid kuidas seda veel rohkem edasi kasvada, areneda, see hinge areng ja selline on, et tuleb vahepeal tulla kehastuma. Kehastuma saab tulla nii maa peale kui teistele planeetidele ja lihtsamatesse nii-öelda vormidesse. Ei ole ainult see füüsiline inimese keha vorm, on ka teisi vorme. Aha, meil on siin loodus. Nii, ka teisi vorme on olemas. Kuid inimeseks tulla on lahe selle koha pealt, et sa tuled, sa saad endale keha, sa harjutad alguses oma näppude jalgadega, söömisega, magamisega, seedimisega, see kõik on nii-öelda sinu jaoks nagu uus müstiline maailm. Kuid energiast tahtsin rääkida. Alguses sa tuled, sa oled justkui enda energias, enda kanalis, sa oled oma ema, isa, suguvõsa, ma natukene ka liigun, et oleks huvitav, pilt. ja ühel hetkel, näitan teile ümbrust ka vahepeal, mul on siin nii ilus, nii ilus. Ja vaata nagu tähelepanu mujale viid, siis ma kaotan oma juhtme ära. Nii. Kohe tulen tagasi mõtte juurde. Kuid ühel hetkel sa ju võtad, mingi eluloo raamatuga oled tulnud, mida sa tulid õppima, mida sa tulid läbi kogema, mis on sinu jaoks veel nii-öelda selline harjutamist vajav. Et see keha tundma õppimine, kuidas käed, jalad, silmad, suu, kõrvad, seedimine töötab, on üks lugu, aga kuidas selle vaimsusega, et sa saad küll füüsilise keha ja füüsilise kogemuse, aga teine on ju see vaimne kogemus. Ja vaimne kogemus käib läbi tunnete ja emotsioonide.
ja ühel hetkel on see, et selleks, et kogemus kätte saada, sa justkui korraks harjutad ära oma sellisest kõrgemast. Ma proovin praegu keset saadet mõelda ka korraga. Ega ma ei tea ju, millest ma rääkima hakkan, kui ma saadet teen. Ja keset saadet saan teada, et sellest hakkasin rääkima. Nii, proovin uuesti fokusseerida tagasi ennast. Et selleks, et hakata ise looja energiat ise akuna tootma ja seda jagama, andma, kinkima, jagama, sul tuleb vahepeal nii-öelda sellest päris looja juhtmest justkui tagant võetakse sult ära, sa lähed kogemusse, sa lähed stressi, traumasse, sa lähed, võtad oma hingehaavad ette, mille jaoks oma kehastuse ette võtsid. Ja seal ongi selline koht, et kui sa nüüd seal vaimsusega jõuad sellisesse tasemesse, et sa lähed küll näiteks seal häbisse, aga tuled sellest välja elutervelt ja sa ei hakka enam teistele häbi põhjustama ise ka. Nüüd ongi seesama koht, et kui sa sellest välja ei tule, siis häbil on erinev sagedus, sa jääd sinna kinni ja sa jääd justkui häbi toitele. Ja sa peadki seda häbi armastuseks ja väljendad seda endale ise häbi tekitades, ennast häbistades ja ka oma ümbrust edaspidi häbistades, sest see on sinu energeetiline kanal. Häbist järgmine, kui sa oled häbiga kuidagi ühele poole saanud, häbist järgmine oli siis ju süü ja süüdistused. Ehk siis järgmine moment oled sa, midagi ikka juhtub sinu elus, sa oled süüdi. Ja nüüd on see, et lähed siis sellesse süüdistuse justkui energiatoitele. Ise oled süüdi, teised on süüdi, valitsus on süüdi, president on süüdi, naaber, naine ja ma ei tea, mehe sugulased, kõik on süüdi selles, kuidas sina lähed varsti hullumajja näiteks. See ongi seesama koht, et kui sa jääd sinna ja sa sellest süüd ja süüst ja süüdistusest läbi ei lähe ja eluterveks ennast ei vaimselt, ma pean natukene muutma asendid. Nii, ma vaatan, mis ma siin teha saan. Eluterveks ennast ei vaimselt sellest välja ei tule, vaid jääd sinna, siis sa pead süüdi olemist, süüdistusi, teiste süüdistusi ja ainuõigeks, kus sa saadki endale energiat ja see on sinu toiteahel justkui. Ja see ongi iseenesest mõistetav aeg-ajalt süüdi olla ja aeg-ajalt teisi süüdistada, sest et see on sinu jaoks nagu sükene ema rinnapiima asemel. See on sinu toiteahel, toite energeetiline kanal tollel süüdistuse sagedusel. Ja kui sa sellest välja ei tule, seda mõistma ei hakka, siis sa ka jääd sinna ja sa sured oma süüdi olemisse ära ja teiste maailma süüdi lavastamisse. ja kui sa oled seda aastaid teinud, siis sa justkui ei olegi olemas sinu jaoks mingisugust teist maailma. Sest et sa oled selle mõtte nii nagu automatismiks enda sisse pähe raiunud, mis on muutunud programmiks, automaatseks, automaatmõtteks, mis toodab automaatemotsiooni, mis on süü ja süüdistused ja see on sinu jaoks armastus.
sa pead ennast sellest üleval, kuigi sa oled kannatuses, sul tekivad sellest haigused. See ei ole elu terve, elu terve, elu jaatav, elu edasi viiv energiavorm, millest toituda. Sest et kui inimene on kõrgema sageduslikuga energiavorm ja ta tarbib väga madala sageduslikuga energiat, siis ta ei pea, see keha ei pea vastu. See hing, see keha, see rakutasand on mõeldud väga kõrge sageduslikule energiatoitele. Sa lohised lihtsalt läbi elu, aga tohututes vaevades, sest et see toit ei ole sinu päris toit. Vat. Ja nii edasi. Ehk siis lugu ongi selles, et kui sa oled vihastamise näiteks või kurbuse, sa võid olla ka kurbuse toitel. Ma mäletan ise, kui ma olin nii solvunud, nii pahane, nii vihastunud ja ma köörasin selle sissepoole. Sissepoole keeratud viha ju muutub kurbuseks. Ja minu kurbus oli siis 10 aastat kurbust, mis muutus depressiooniks. Ja ma käisin seda kurbust siis ka nii-öelda, kuidas ma sain seda kurbust juurde endale, on see, et ma käisin kunstilisi draamafilme vaatamas Artises. See oli mu lemmiktegevus, sest et see oli ju minu nii-öelda vaatasin filmi ja mõtlesin, et nagu minu elu pealt tehtud ja sain endale jälle sealt selle väikese energialaksu, mil järgmised päevad edasi veeta, kuni mul oli vaja uuesti kinno minna ja vaadata neid kunstilisi kurbade saatustega kurbasid filmisid. Ja nüüd ma nagu mõistan seda, et ma nagu elasingi sellel sagedusel ja toitusin sellest ja ma olin täiesti veendunud, et ma ühel päeval teen ise ka ühe väga kurva kunstilise filmi. Ja, et aga saad aru, ma olin selles toiteahelas, ma olin selles ma ei teadnud päriselt ka, mis see on ja mismoodi see maailm nagu käib või toimub. Ja mis minuga juhtuski, oligi see, et ma tegelikult surin ära sinna oma kurbuse sisse. Vat. Ja toimus see pöördeline, et tegelikult sa ei pea selle jaoks füüsiliselt ära surema, et vaimselt uuesti sündida, on selle lause nimi, mis minuga juhtus. Ja niimoodi on kõikide madala sageduslikega nagu emotsioonidega. See ei ole kehale kasulik. See ei ole rakutasandil nagu eluterve vorm. Sa saad elada, keha on elus, kõik toimib justkui, aga sa jääd väsinumaks, sa jääd haigemaks, sa jääd vanemaks, keha ei saa rakutasandil selle võimekusega enam tööd teha, mille jaoks ta tegelikult võimeline on, see keha, inimeseks olemise keha. Ja mõned on ju olemas, mõned on näiteks vihatoitel, ma pean natuke kätt vahetama vahepeal. Mõned on näiteks vihatoitel, et natukene iga päev vihastada on täitsa normaalne nende jaoks justkui. Ja mõned on solvumise toitel. Oleneb, mis toitel sa parasjagu oled, aga see ei ole eluterve vorm. Inimese jaoks olemine on väga kõrgsageduslik vorm ja tema toite, müstilised hääled on ju, kui sa oled looduses, siis on küll nagu talv ja võiks olla vaikelu, aga siin on rohkem hääli kui nagu, ma ei tea, miskit kõik aeg toimub. Ja isegi kui sa lähed läbi sellest häbist, süüst, kurbusest, vihast, uhkusest, lähed ülespoole, lähed teotahteni välja, heatahtlikkuseni, lähed rõõmsameelsuseni, vaikuseni, rahuni, mis on ülikõrged sagedused. See energia
toitumine seal on sinule Rakule palju omastatavam ja elu läheb lihtsamaks, kergemaks, rõõmsamaks. Ja lugu ongi selles, et mis on tänase saate mõte või küsimus, mis ma tahan teile esitada, on see, et mille toitel teie olete? Mis on see stepsel, kus teie taga olete, millest teie akud saavad laetud? Kui teil on raske, kui teil on suhetega raske, kui teil on rahadega raske, kui teil on energiaga, te olete väsinud, kui teil on seedimisega probleeme, kui teil on sugulaskonnaga sealt midagi sellist, teist või kolmandat, siis kindlasti on tegu millegagi, mingi energiatoiteahelaga, mis ei ole teie jaoks sobilik. Aga samas te tulite seda läbi kogema, läbi õppima, läbi minema sellest. Aga kui te ei lähe oma solvumisest läbi, kui te ei lähe oma süüdistusest, süü olemisest, kahetsusest ei lähe läbi, kui te ei lähe oma hirmudest läbi, oma kadedusest, armukadedusest, kui te ei lähe sellest läbi, siis te jäätegi madalasageduslikule energiatoidule, mis ei ole elu jaatav, mis ei ole elu edasiviiv, mis ei ole teile tervislik. Ja nii need päevad mööda lähevad ja muutvad justkui monotoonselt ühesuguseks. Miks? Sellepärast, et teil on juhe kogu aeg ja ühes ja samas energiatoite nagu plokis. Näiteks muretsemine. Osad inimesed muretsevad selle teise või kolmanda pärast, mis nagu seab. Te olete muretsemise toiteplokis ja kui te muretseda ei saa, siis te tundute, et siis te ei ole nagu kasulik või siis te nagu ei hooli maailmast, kui te nagu muretseda natukene ei saa oma laste või oma ma ei tea, mille iganes pärast te tahate muretseda. Hallo, see on muretsemise on täiesti eraldi sagedus ja ta ei ole eluterve sagedus. See on nagu muretsemisele on öeldud, et te palvetate millegi eest iga päev, mida te tegelikult ei soovi. Vaat sellised mõtted tänasesse, selline saade siin. Ja nüüd ongi küsimus, et näiteks kui te olete muretsemisega ühenduses, siis te saategi ja teie ümber koonduvad inimesed, kellega te saaksite koos muretseda. Siis on näiteks tagarääkijad. Ja pahasti tagarääkijad. Ma mõtlen selles suhtes, et targad naised mõnikord istuvad ja vaatlevad maailma ja räägivad, kuhu keegi miskis kohas on nagu oma eluga jõudnud. See on nagu teistmoodi. Neutraalne vaatlus on midagi muud kui hinnangutega ja allapoole nagu arvustamine, just nimelt allapoole arvustamine, on ka ülespoole arvustamine, ehk siis ülespoole ülistamine ja allapoole põlastusse rääkimine. Ülistus on samamoodi, kui kedagi ülistada, siis tegu on toiteahelaga, ja mis ei ole eluterve toiteahel, sest tegemist on illusiooniga. Uhkuse sagedusel oleva väljamõeldud illusoorse roosamulliga. Ja kui kedagi rääkida põlastusse, siis tegelikult sa vajad seda põlastusse rääkimist. Räägid kedagi, kui loll ta on, kui paks ta on, kui nõme ta on, kui vastik ta on, siis on tegu ikkagi taoliselt, et sa vajad seda selleks, et ise ellu jääda, aga see ei ole eluterve vorm. Teisi põlastades, mingil moel madaldades, et tunda ennast natukene kõrgendatud olekusse, kui sa teisi madalamaks räägid. See on ka üks vorm, kuidas ellu jääda. Ellu jäämiseks on väga palju, nagu te saate siis aru, stepsleid, kuhu ennast lüliteid, kuhu ennast nagu taha panna. Kuid millises energiaahela süsteemis, mis on teie toite
toiteahela süsteem, mida te igapäevaselt vajate, on see saade, et te vaataksite üle ja võib-olla ühel ilusal päeval näeksite ennast oma toiteahelat, millest te toitute ja võtaksite vastutuse sellest läbiminemiseks. Ega eluks ajaks ei pea kurvaks jääma, nagu mina jäin ja sinna vaimselt nagu ära surin. Te vajate teejuhti. Kui te olete vaimselt jõudnud selle saateni ja selle kohani ja te ei ole veel kinni pannud, siis tegu ongi selles, et leidke endale vaimselt see teejuht, kes on teie informatsiooni väljas juba teile neid informatsioonisädemeid andnud, mil te olete tasakesi hakanud saama aru, et midagi muud on ka olemas, kui see teie kannatus, mis on iga päev teiega justkui. Millest tema, et teie nagu teejuht, teie meister võiks olla juba läbi läinud, millest teie alles olete läbi minemas. Ja nii lihtne see ongi. Ja endiselt ma soovin teile kõike kaunist sinna, kus iganes te viibite olete. Mina jätkan siinkohal jää peal kõndimist ja tahtsin tegelikult näidata teile seal, vaatan, kas te näete, seal eemal, seal, näete, seal on üks ring, seal on vee peal keeris ja keerise peale on tekkinud jää ja see jää keerleb seal niimoodi ilusasti päripäeva. Nagu muinasjutus, on uhke, näete seal. Nii. Te saate seda saadet jagada, te saate kommenteerida ja te saate ka Mailise saateid toetada, et Mailis uuesti ja uuesti teile lahedat uut informatsiooni saadetes ette räägiks. Kõike kaunist teile sinna, kus teie armsad jalakesed teid viivad.